Tervist! Viimasel ajal on läbi viidud massiliselt teadustöid, mis näitavad veenvalt, et meie soolestiku mikrobioom mõjutab meie tervist ja meie käitumist. Aga sellistes uuringutes on keskendutud soolestikus elavatele bakteritele, samas kui tegelikult on meie sisemuses ennast mugavalt sisse seadnud ka muud tüüpi mikroorganismid, näiteks viirused. Peamiselt on soolestikus elavaid viiruseid analüüsides leitud, et need mängivad tõenäoliselt meie tervise osas väga suurt rolli ja need mõjutavad teatud haiguste tekke riski, aga täpsemad seosed on meil olnud seni teadmata ja peamiselt nenditakse taoliste uuringute kokkuvõtetes, et tegemist on palju lubava valdkonnaga, mis vajab veel palju lisauuringuid. Meil on siiski tänu senistele teadmistele ja leidudele olemas arusaam, et soolestiku viiruste kooslus erineb inimeste vahel enam kui soolestiku bakterite kooslus ja ilmselgelt mängivad viirused erinevate mehhanismide abil olulist rolli inimese immuunsuses. Paistab ka, et teatud viiruste vähesus või liigne vohamine soolestikus suurendab arvatavasti peamiselt ohtlike bakterite liigset kasvu soodustades tõenäosust haigestuda põletikulisse soolehaigusesse ja mõningatel andmetel isegi soolevähki. Viiruste vastu tunti huvi ka selles teadustöös, mida ma sulle täna pikemalt tutvustan ja ajakirjas Nature Metabolism avaldatud väga põhjalikus ja detailses uuringus sooviti teha kindlaks, kas meie soolestikus on olemas viiruseid, mis on seotud toidusõltuvusega. Toidusõltuvus on muide teaduslikult tunnustatud nähtus ja viitab seisundile, kus inimene kogeb tugevat vajadust süüa teatud toite, eriti suure rasva, suhkru ja soola sisaldusega toite ja seda hoolimata teadmisest, et see võib kahjustada tema tervist. Toidusõltuvus sarnaneb mõnes mõttes aine- ja käitumussõltuvusega ja see on seotud aju tasustamissüsteemiga, kus teadupärast dopamiini vabanemine loob naudingutunde. Sarnast mehhanismi täheldatakse ka narkootikumide ja alkoholi sõltuvuste puhul. Antud uuringu käigus leiti tõepoolest üks viirustüüp, täpsemalt öeldes bakteriofaagide sugukond nimega Microviridae, mida leidus tavalisest enam selliste inimeste soolestikus, kellel oli mõni toidusõltuvus või kellel avaldusid toidusõltuvused keskmisest tugevamalt. Olemaks kindel, et tegemist ei ole mingi lokaalse nähtusega, vaatlesid teadlased inimesi erinevatest populatsioonidest ehk piirkondadest ja leidsid, et nende kõigi puhul kehtis sama seos. Suurem kogus Microviridae viirust soolestikus oli seotud suurema toidusõltuvusega. Kui inimesel on toidusõltuvus, siis on selle tulemuseks väheüllatuslikult reeglina ülekaal. Ja teadlased tuvastasid ka selle seose, kui nad mõõtsid inimeste kehaõõne sisese rasvakihi kogust, mis oli suurem neil, kel soolestikus rohkem antud viirustüüpi. Microviridae on viiruste sugukond ja järgmise sammuna tegid uurijad kindlaks, et täpne viiruse liik, mis on toidusõltuvuse ja ülekaaluga seotud, kannab keerulist nime Gogusho viirus VZ2015A. Ehk siis meie viiruslik kurikael sai lõplikult ja täpselt identifitseeritud. Ja lisaks selgitasid teadlased funktsionaalset magnetresonantstomograafiat kasutades välja ajupiirkonnad, mida antud viirus mõjutab ja avastasid, et tegemist on piirkondadega, mis on seotud aju tasustamissüsteemiga, kus dopamiini vabastamine loob naudingutunde, ehk siis piirkondadega, mida on varasemates uuringutes seostatud toidusõltuvusega. Siiamaani on see kõik väga hea, aga siiani on meil olemas ainult seos. Ehk me siis teame, et suurem kogus Gogusho viirust soolestikus on seotud toidusõltuvuse ja suurenenud keha rasvaprotsendiga. Aga me ei tea, kas see põhjustab seda või on hoopis selle poolt põhjustatud. Ehk siis me ei tea, millises suunas kausaalsus toimib. Aga õnneks ei jäänud teadlased seose tuvastamise juurde pidama, vaid tegid midagi äärmiselt lahedat. Uurijad viisid hiirte organismi inimestelt pärit mikrobiomi näidiseid ja pooled neist proovidest sisaldasid tänases videos kõneks olevat viirust ja pooled ei sisaldanud seda. Ja selgus, et nendel hiirtel, kes said Gogusho viirust sisaldavaid proove, tekkis toidusõltuvusega seostatav käitumine.
Seega, kuigi selle viimase katse näol on tegemist närilistel viidud uuringuga, on meil nüüd küllaldaselt põhjust väita, et me oleme leidnud viiruse, mis tõenäoliselt nakatades soolestikus elavaid baktereid ja muutes nende mõju ajule põhjustab toidusõltuvust. No mõtle korraks sellele, kas see pole lihtsalt nagu ebareaalselt huvitav. Tegelikult on selles uuringus põnevaid leide veel. Ja tavaliselt ma ütleksin siinkohal, et kui sa tahad minna süvitsi, siis vaata seda linki, mille ma panen jutukasti alla. Ja selle lingi ma panen praegu ka jutukasti alla. Aga kahjuks on see uuring maksumüüri taga. Et seda täismahus mina välja panna ei saa, kuigi minul on sellel juurdepääs olemas. Aga link on olemas, nii et kui sa ennast selle uuringuni välja võitled, siis saad lugeda ka kõiki numbreid ja komakohti. Aga ma mainiks ühe asja veel ära. Teadlased tegid nimelt kindlaks, et viiruse toidusõltuvust põhjustav mõju tekib väga keerulise ja pika protsessi käigus läbi selle, et see mõjutab dopamiini ja serotoniini sünteesi lähteaineteks olevaid ühendeid, tekitades olukorra, kus organismis napib ühendit nimega antranüülhape. Ja kui näiteks toidusõltuvusega hiirtele anti seda ühendit suuremas koguses toidule lisaks, siis said nemad oma toidusõltuvusest lahti. Kas see on nii ka inimeste puhul ja kas antranüülhape võiks olla abiks toidusõltuvuse puhul inimestel, seda me ei tea veel ja see vajab kindlasti lisauuringuid, aga leid on iseenesest väga põnev. Rääkides kokushoviirustest laiemalt, muudab antud teema minu jaoks veel eriti põnevaks ja ausalt öeldes ka natukene kõhedaks. See, et teadaolevalt nakatavad need viirused ainult obligaatseid rakusiseid baktereid, ehk siis baktereid, mis peavad eluks ja paljunemiseks viibima peremeesraku sees. Ja kui sa sellele natukene mõtled, siis see annab uue lisamõõtme kogu sellele teemale. Aga kokkuvõtteks, järjekordselt saime me teada, et meie soolestikus elavad mikroorganismid mängivad meie tervises ja käitumises palju suuremat rolli, kui me oleme seni arvanud. Aga ära siis unusta, et vähemalt samal määral sa saad oma elukvaliteeti mõjutada, kui teed regulaarselt aeroobset treeningut ja lihastreeningut. Ja kui sa seda teed, siis sa ei peagi võib-olla nii palju muretsema, mis viirus ja mis koguses su soolestikus parasjagu laamendab. Nii et jõusaalis näeme!